Kui iga päev on pidupäev, õnnelik olemise päev, puhkepäev, palgapäev, siis kui need pidupäevad on päriselt kalendrisse märgitud, on ju topelt pidupäevad ja juubeldame, oleme õnnelikud, oleme koos õnnelikud ja mida kõike vägevat, siis Naeratuse miljonääri teises osas veebikursusel sa kõike läbi minu enda lugude iseendale kaasa saad võtta. Ma loodan, et sa oled ära teinud oma koduülesande, siis minul näeb ta välja veel selline, seda saab kogu aeg juurde lihvida, aga lõpus sa saad, selle video lõpus tuleb sinule järgmine koduülesanne. Kuidas siis tunda iga pisikesest asjast rõõmu, kus sulle iga see nägemus, mida sa näed, viib sind järgmisele tasemele justkui nagu sinu need erinevad teemad ja valdkonnad, mida sina oled iseenda elus lihvimas. Põhimõtteliselt võta üks teema, mis sul on, võta siia kätte teemat ja nüüd lihvi seda, kus oled sina selle lihvimisega. Lihvi natukene, lihvi järgmist teemat ka veidikene. Ja nüüd lihvid sa seda 4. teemat, 5., 6. enda sees ja kui tuleb sulle telefonikõne, kuule, tule meiega praegu lõunale sööma, et me oleme siin kõik koos ja teeme sükest lõunat, et ma loodan, et sa oled ka siin lähedal, et saame kokku ja hakkame kohe sööma. Minu vastus oli ei, ma valin enda, ma olen kodus, ma olen imelises päikese sära merepeegelduse vaates, ma söön ise tehtud enda, mida? Ma tõstan selle pildi siia, sest see on see, kus ma pisikesi detaile teieni kohe saan kirjeldada. Odrajahu vaht. Aroonia mahlaga, ise korjatud aroonia, sellest keedetud parim kuld iseenda kehale, kõhule, seest poolt sind sätendama ajav. Ja see pilt ütleb juba 1000 sõna. Ma vaatan alati oma toitu, mida ma olen parasjagu siin sööma hakkamas. Ma pistsin siia peale veel lillekesi, mis mul aknal on kasvamas. Ja see on minu jaoks nii suur väärtus kaerapiimaga. Ma oskan isegi kaera seda jooki ise lausa teha, aga seekord on see poest soetatud. Ja siis ma vaatan, lisan siia veel mustikaid värvi andmiseks ja see maitseb ja sa sööd seda. Kus iga keharakk tunnetab seda, kuidas sa sööd ja sa suudad selle kõik vastu võtta ja avastad, et sinu seedimine on korras. See, mida me sööme, see oled sina. See, kuidas me sööme, see oled ka sina. Ja see, kuidas me toitu kaunistame või vaatame või imetleme või restoranis valmis tehtud meie jaoks kaunistustega toit, kuidas sa seda enne seda nuusutad. Iga pisike asi, mille üle rõõmustada. Leia sina oma asi. Minul oli see toit, pilt eest ära. Minul oli see toit, mis mulle igapäevaselt annab jõudu, väge, energiat ja ma mäletan ühte lugu veel õpilasreisidest, kus me läksime Saaremaale ja ma teadsin, et on ju kevad, see on aasta tagasi sündinud lugu, oli kevad ja kõike seda, mida ma kevadel siis hommikulauale ja hommikutaldrikule veel lisada sain, võtsin kaasa ühe õpilase, kes oli nõus minuga koos õppima loodusest neid tarkuseid enda ellu juurde. Vaata, siin on kuusevõrsed, vaata, siin on seda. Siit saab neid kibuvitsa õiekesi, raputame seda toidu peale ja vaata, kui ilus ja imeline on nüüd meie hommikusöök. Ja see majutusasutuses oli hommikusöök hinna sees meile kõigile, aga ma kaunistasin seda. Ja see on palju imelisem praegu, veel ilusam kui enne, aga see toit maitses mulle nagu nii, aga see maitses veel oivalisemalt, kui see oli kaunistatud just minu näoliselt. Kõik ei pruugi sellega kaasa tulla, sina leia jälle oma moodus, kuidas loodusest haarata iseendale toitu ja seda teha lausa igapäevaselt.
kui see mõni päev ei jõua, siis sügavkülma või külmkappi pistetuna säilivad need väga-väga usinasti sinu enda tarbeks. Näiteks üks lugu toidust jälle kuidagi läheb sinna hetked, olemine, toit. Ju see on siis minu kõige tugevam hingeline paik. Kui nurmenukke korjata maikuuses, sa korjad nurmenukud, sa vaatad, et ei oleks liiga tee ääres, sa korjad nad teest natukene kaugemal koos vartega, sest need varredki kõlbavad salati sisse pista, aga kui sa nurmenukad paned sügavkülma ja teed endale sellest teed, siis see oleks nagu just korjatud nurmenukk, millest on tehtud tee, ta on kollane, ta on elekollane ja seda nurmenukku, mis seal tee tõmmise sees on olnud, ma lihtsalt söön selle ka veel omakorda ära. See on puhas vitamiin, jõud, tugi sinu enda kehale. Hetkedesse veel, minu üks hetkedesse ja nende pisidetailide tänulikkusesse ja märkamisse veel. Minu üks unistus on, aga tegelikult ma olen seda ka ju teinud, ma olen teinud Jägala joa all selle, kus see juga voolab, see oli siis kevad vastu suve ja juga lihtsalt voolab ja ma vaatasin, ühed ujusid sealt alt läbi. No, kui ühed juba lähevad, siis mina julgen ka minna, ma lähen samad trajektoori nagu nemad läksid. Ma tegin seda. Ühtepidi see on ohtlik, teisepidi seal oli palju inimesi ja kindlasti ära tee seda üksinda, aga seal Jägala joa all olles. Juba siis ma tundsin, et ma tahan laulda. Leia need kohad, kus sina tunned ennast turvaliselt ja hästi. Leia need toidud, mis sobituvad sinu lõua, kurgu, kehaga ja kuni sellega, et sa selle välja heidad. Naistele veel soovitan, kui võimalus on, siis loodusesse kapake ja loodusesse pissige sõna otseses mõttes, eriti naistele, et me ei kannaks endast seda, need emotsioonide mõnusad rada on meie sees kogu aeg ja seda on igapäevaselt. Käivad need emotsioonid üles alla, me olemegi sellised temperamentsed ja muidugi aitab kõige enam see, kui on võimalus minna loodusesse pissile. Sellest on üks vahva lugu, kuidas ma TikTokis rääkisin sellest. Naised minge loodusesse pissile, sellepärast, et see maandab sind maaga ja lahustab ära kõik see, mis iganes tahtis sinu elu segada. Mehed istuvad autodes, ootavad naisi, kõik on tagumikud uppis seal tee ääres ja muku aga puhastavad enda keha, vaimu ja hinge. Sellest oli nii palju nalja, eks nad viskasid ka järgmisel TikTok laivil seda sama nalja veel mulle ülesse. Et kuule, naised, pissile! See on üks meetod, kuidas sa saad iseennast iseendana tagasi tuua ja pärast võib-olla see vaidlus seal mehega autos ongi sellel hetkel lahendatud, sellepärast ma tunnen ka kuidagi vahel, et mehed on sellised nagu ratsionaalsed, ootavad, ei, tal on see emotsioon peale, aga sina oled tark ja kaval. Palun metsapeatust! Tehtud ja kõik on lahendatud ja minnakse ilusti sellel hetkel selle päevaga edasi. Kas sa oled tundnud seda, et kui sa ei naudi seda hetke ja sa surud ennast kinni, krampi, sa jääd väga paljust ilma, sest maailm kulgeb ja liigub sinu ees, taga, ümber, igal pool edasi. Sest kui sina tõmbad enda keha krampi ja arvad, et ma ei soovi seda hetke praegu võtta, ma tahan siin jonnida, ma tahan siin olla, ma ei taha praegu nii, nagu teie arvate ja tõmbad oma keha. Oled tundnud seda tunnet? Kuidas sa saad seda vabastada? Hingamisega. Ja sa tead, et see on ainult hetk ja ma saan seda muuta. Ma saan seda hetke muuta. Mul on kohe hea olla. Kuhu ma oma asjadega pooleli jäin? Hetkede nautijana, hetkedes olemistega, pisikeste pisikeste sammudega edasi liikudes, kaine mõistus, iseenda elu juhtida, nagu eelmises selles, ole iseenda elu ettevõtte juht, ole iseenda elu juht, juhi seda, õpi juhtima ja selle kursusega järgnevates osades ma räägin sulle seda. Ma räägin sulle seda veel ja kui sa tahad, võid kuulata täpselt seda sama teist osa iseendale sobival hetkel uuesti ja uuesti.
kui minu lood inspireerivad ühte inimest, seda on aastaid koolitustel räägitud, siis ma tean, et ta suudab ka teist ja kolmandat ja neljandat ja viiendat ja kaasa arvatud ka mind iseennast inspireerida. Kui meie lood toetavad täna teisi inimesi ja kui meie lood õnnenektari tolmu kübekestega üle saavad kaetud ja sa tunned, et sa oled laetud ja sa tunned, et sa oled midagi sellest saanud, siis see on parim, mida ma olen juba 2 videoga sinuni jõudnud tuua. Hingamine, iseenda sisse vaatamine, iseendaga töö tegemine, praktikasse panemine, praktikasse panemine. See ongi just, et see, mida ma sulle räägin, on ja näiteks sa tunned, sul läheb silm särama, sul nagu sa oled vaimustuses, sa oled säramises, sa oled, mis see sõna on, kohe tuleb see meelele, mis need mõtted minu meelel, mis tahaksid olla mu keelel, ei see ju mind ju aita, ma olen vibratsiooniliselt viidud mõnusa võnke sagedusele, et seda hoida ja ma olen, ei tule see sõna, kirgastunud ja sealt tekib elujanu. Kui sulle täna ei meeldi see toit, mida sa sööd, muuda seda. Ma panen piisavalt sisu selleks, et sinna need ägedad toidupildid jõuaksid. Kui sulle ei meeldi midagi veel, ükskõik mis asi, võta kätte üks teema, see teemant on sinu käes, teemant, sa lihvid seda. Vajadusel, kui sul on see tehtud ja sa ei taha seda teemat enda ellu, mine pane ära. Mine anna kellelegi, võib-olla ta suudab sellest teemandi tükikesest midagi muud hoopis võluda. Ja kui sulle jälle miski häirib ja närib, mõtle, mis teema see on. Mis teema mind närib praegu? Kui minu plaanidele risti vastu tehakse midagi, mida ma ei ole isegi veel ettegi jõudnud mõelda ja minu aega sõidetakse sisse ja ma tunnen ärrituskohta, ma võtan selle teemandi enda kätte ja vaatan. Ma vaatan seda, see teemant on minu käes, ma kujutan lihtsalt ette. Mis ma siin nüüd muutma pean? Kas ei ütleme või jaa? Kas ma lasen sellel olukorral juhtuda või ma lihvin seda teemantit edasi? Ma ütlen enesele jaa ja valin aja iseendaga mõelda. Need ongi täna need nipid, mida ma soovisin sinuni tuua, et iga teema on nagu väike teemant ja sa tahad, et see ju särab ja sätendab ja on ilus. See tähendab, et iga sinu tervis, sinu keha, igasugune rakk tahab tunda sinu elu janu, et sa elad. Kas sa teadsid, et meile, kui sa juba seda kuulad ja näed, meile on antud üks pilet, siis kui sa sündisid siia ilma. Paljud ei saa seda piletit. Palun kasuta seda targalt. Sa oled siin ja usun, et sa jõuad ka järgmisele 3. osale ja saad koduülesande. Tänane koduülesanne on väga lihtne. See, mida sa siia autogrammi paberile kirjutasid, vali siit üks teema ja vali siit kindlasti üks teema, mida sa paned praktikasse täna. Kirjuta mulle 1 lausega, kodutöö tehtud, olen praktiseerinud näiteks mingit teemat, seesama teemant, mingit teemat, ja lihvinud seda paremaks. Kirjutad 1 lausega. Ma valisin selle teema ja ma tegin seal pisikese sammu, ma märkasin ja ma olen selle pisikese sammu üle nii tänulik ja õnnelik. Võib-olla sa tegid endale ka süüa ja kaunistasid selle. Näiteks kandikul iseendale söögi ette serveerimine. No
kui sa endale seda teed, siis sa teed seda teistele ka ja mis on parim asi, kui sa endale serveerid kandikuga ja siis teistele ja teistele ka. Mulle on helistatud ja öeldud, et kuule Maarja, ma ostsin ka endale kandiku, ma teen ka pokaalis endale salateid. See toidu teema lihtsalt tuleb nii võimsalt mu sisse. Sinu ülesanne pane praktikasse üks teemant, mida sa tahad enda elus lihvida, kirjuta mulle ühe lausega, valisin selle teema ja siis saada see mulle, et ma muutsin ja olen õnnelik, väga ajab elevile ja ma sätendan sellest iseenda teemast, ennast lihvides ja mina olen iseenda teemant. Veebikursuse teine osa. Tšau, pakaa ja näeme juba järgmises osas.